Põlva on ootuses. Aga mille ootuses? Kohe saate seda teada. Kui kevad kord saabub ja soojaks läheb tuul, siis õunapuu õisi on langemas puul ja suvega tuleb lilleküllane haas ning sügise saabudes kuldlehed on maas. Las mööduvad aastad, las halliks läheb pea, kui tagasi vaatad, on hingel nii hea. Las mööduvad aastad, las halliks läheb pea, kui tagasi vaatad, on hingel nii hea. Kui sul elu tuultes kord lõppemas ramm, äkki leiad, et juustest kergelt läbi käib kamm ja lapsed on suured, iga neist oma teen, kodutalus neil juured, see rõõmu sul teeb. Las mööduvad aastad, las halliks läheb pea, kui tagasi vaatad, on hingel nii hea. Las mööduvad aastad, las halliks läheb pea, kui tagasi vaatad, on hingel nii hea. Nii kevad kui noorus kord lõppema peab ja talvesse kaasa sa võtad kõik hea. Veel tunned sa rõõmu oma elust ja tööst, kui möödunust mõtled, polnud asjata sen. Las mööduvad aastad, las halliks läheb pea, kui tagasi vaatad, on hingel nii hea. Las mööduvad aastad, las halliks läheb pea, kui tagasi vaatad, on hingel nii hea. Maestro Eino Trass. Aitäh! Aga on selles Lõõtsa raamatus on kirjutatud lausa niimoodi, et Võrumaa miis Laatri Jüri oli Pilli kohta öelnud nii, et Pill pead juuskma nagu singeri massin. Et Pill peab hästi näpus olema, Pill peab hästi käima ja kui ta juba hästi jookseb, siis pillimehed tükivad vigureid ja trikke tegema. Ja vaatame, kas me täna ka mõned vigurid ja trikid kätte saame. No nii, me proovime Mardiga siis mingisugused trikke näidata. Kolmas pees pidi olema, aga see on kuhugi kadunud. Me juba käisime televisioonis Mardiga näitamas, aga Mart, kumb? Näitad sina või näitan mina enne? Ma näitan enne. Sa näitad enne? No näita, mis sa suudad. Näed, Mart keerab pilli teisi pidi. Keerab pillile vindi peale ja siis hakkab kohe mängima. Ja tagurpidi.
No nii, kuna me oleme Põhjamaa rahvas ikkagi ja meil siin Põhja-Läti on ligidal, siis ilmselt kindlasti meil on külm. Ja kui külm on, siis pannakse kindlad kätte. Aga samas on ka vaja pelli mängida, mis siis teed. Aga paneme kindlad kätte, proovime, kuidas siis ka kinnastega, mis siis mäng välja tuleb. Ma küll ei tea, aga proovime vähemalt. Tuli välja küll, aitäh! Ja, ma näitan teile ka ühe triki. Sa aitad mind. Aimar on ka trikimees. Ja, ma olen kõva trikimees. Nii, võtan ühest otsast kinni. Vaadake, siukene trikk. Ma panen näpu siia ühe klahvi peale, sa tõmba lõõts lahti. Näed, üks hääl, aga ma ei tõsta näppu. Lükka tagasi. Nüüd on teine hääl. Nägite miuke trikk? Jah, see tundub kummaline, aga need lõõtsad on pisonoorsed ehk ühtepidi tõmbad on üks heli ja teistpidi tuleb teine heli. Aga kas te panite tähele, et Jaanikat ei ole minu kõrval juba mõnda aega? Jaanika otsustas ka trikki teha ja ajas tervele Põlva vallavalitsuse koosseisule jalad alla ning moodustas kiirelt oma tantsurühma. Teile esineb Põlva vallavalitsuse tantsurühm täis isik koosseisus.
teile esines Põlva vallavalitsuse rahvatantsuansambel. Ega üllatuste jada ei peatu, sest järgmisena palume siia lavale 2 tähtsat meest. Lõõtsa pealinna tiitli üleandmiseks palume lavale Tallinna linnavolikogu esimehe Toomas Vitsuti ja keegi peab vastu võtma ka. Kuldar Leis, Põlva vallavolikogu esimees. Ole hea, tule ka siia. Hea Põlva rahvas, mina toon teile terviseid Tallinnast, meie pealinnast, ei Brüsselist ega Washingtonist ega Londonist. Võrgustiku Euroopa kultuurilinnad Eestis üks peamise eesmärke on esile tuua iga liikmeslinna ainukordsus mitte üksnes Eestis, vaid kogu Euroopas. Õieti sündiski võrgustiku idee sellest, et meil on nii palju ainulaadseid, eriilmelisi, linnu ja linnakesi, millest Euroopa midagi ei tea, mis aga oleksid suutelised ja tahtelised ennast Euroopas nähtavaks ja kuuldavaks tegema. Mõned linnad on siin ajalooliselt eelistatud, nagu meie pealinn Tallinn, selle idee algataja. Kuid selleks me tolle võrgustiku ellu kutsusimegi, et näidata Eesti Vabariigi pealinn, mis oli Euroopa kultuuripealinn aastal 2011, on heaks partneriks ka ülejäänud Eesti linnadele. Eriti hea meel on sellest, et võrgustikku kuulub linnu, mis on ennast ise uueks loonud. Ise vallutanud endale pealinna staatuse. Rakveres on muidugi vanad ordulinnuse varemed, kuid neid leidub Euroopas küllalt. Ent ainulaadsena Euroopas on Rakvere kehtestanud end Eesti alternatiivkultuuri pealinnana. Siin toimuvad meeste tantsupidu, punklaulupidu, teatrifestival, Baltoskandal, kunstiüritus, kananahk ja Rakvere on püstitanud endale ka Eesti ühe võimsama linnasümboli Tarva. Tolle Tarva mürged kostavad kaugele Eestisse. Tõrva kogub tuntust oma loitsufestivaliga. Midagi nii ainulaadset ellu kutsuda on tõeline suur saavutus. Ning eriline rõõm on, et Eesti loitsupealinna suurürituse leegid paistavad aina kaugemale Euroopasse. See on Tõrva linna ja meie kõigi vaimse ning ainelise edenemise tagatis. Nüüd lisandub Eesti kultuuripealinnadele veel üks. Lõõtsa pealinn Põlva. Kui aastaaegade pealinnad peavad oma tiitli edasi andma või ära andma, siis
Põlvale see täna üleantav tiitel jääbki. Idee kasvatada Tepo lõõtsade tagasihoidlikust festivalist suur rahvusvaheline üritus Harmoonika sündis siinsamas koha peal. Mul on hea meel, et kohapealsed tegijad leidsid julgust nimelt oma partneritelt võrgustikust, meie võrgustikust ja tegid selle ära. Nende üritusest teab ka juba tulevane Euroopa kultuuripealinn Matera, kus Põlva esindus käis tutvustamas oma seda esindusüritust. Lugupeetud põlvalased, mul on hea meel üle anda sümboolselt Tallinna poolt üks mälestusese sellel puhul. Ma annan üle tulevasele lõõtsa pealinnale Tallinna tornid ja olgu see teie tulevane pealinn edukas. Aitäh! Ja eks me kindlasti lubame siis Põlva poolt seda tiitlit väärikalt kanda ja teha kõik, et Lõõts ja Põlva oleks sünonüümid. Aga ega selliseid tiitleid niisama ei jagata, nii et ma arvan, et see senine tehtud töö meie Lõõtsa meeste poolt on pälvinud tõesti väga suure lugupidamise ja nüüd tänu sellele Põlva selle au sai. Aga ma arvan, et kui see meie muusika-aasta nüüd aasta lõpuks läbi saab, siis on Lõõts ja Põlva juba sellised sünonüümid, et kui keegi kuskil Lõõtsa tõmbab, siis mõeldakse Põlvat ja kui ütled Põlva, siis mõeldakse ka Lõõtsa. Nii et see meie eesmärk sellel aastal on. Ja üks palve on veel nii lõõtsameestele kui tegelikult ka teistele pillimeestele, välja arvatud kontrabassimees, et kandke oma pille kogu aeg kaasas, kes vähegi võimalik, kandke kaasas ja kui te näete kuskil, et mingisugune probleem või jama on, siis võtke oma pill välja, tõmmake üks lugu, kas siis Lõõtsal või mõnel teisel ja muusika on alati kõiksugu probleemid ära lahendanud, nii et mida rohkem me tänavapildis muusikuid näeme koos pillidega, seda vähem on meie elus probleeme. Aga ma tahaks nüüd veel värske pealinna volikogu esimehena teha ka ühe tööülesande või kohustuse tavalise pealinna volikogu esimehele. Ehk siis palun võite promoda Põlvat kui kultuurikantsi oma tallinlaste hulgas ja las nad tulevad siia eriti suvel. Talvel, nagu näete, meil on peaaegu omadegagi saal täis, aga suvel meil on Intsikunus palju ruumi. Võite julget Põlvat hea sõnaga mainida, nii et tulge suvel kõik tagasi. Aitäh! Ma võtan selle kohustuse hea meelega vastu, sest tegelikult me alustasime selle kohustuse täitmist juba 2011. aastal, kui Tallinn sai Euroopa kultuuripealinnas. Elagu Lõõtsa pealinn Põlva! Aitäh volikogu esimeestele ja ka meie pasunakoor teeb kummardus just nimelt lõõtsameeste poole, sest nende esituses kõlama hakkav Pillimehe leib on lõõtsameeste kinnitamata hümn ja see, kuidasmoodi Peeter Änilane selle seadnud on, lõõtsameestele kindlasti huvitav kuulata. Nii et Pillimehe leib.
Thank you.